Tere tulemast tagasi, mina olen Elisabeth ja täna me räägime siis kaljukitse tähemärgist. Ma hakkan vaikselt lõpule jõudma nende oma videotega. Peale kaljukitse on mul veel 2 tükki teha, veevalaja ja kalad. Nii et asi hakkab lõpusirgele jõudma. Ühtlasi mul on täna teistsugune kass üles. Nii, igal juhul ennem kui me alustame, ma lihtsalt tahan ära öelda, et kui sulle on kunagi öeldud, et sa oled kaljukits või veevalaja või vähk või ükskõik milline 12 märgist, siis see on sinu päiksemärk. Aga lisaks sellele on sul ka veel kuumärk, Merkuurimärk, Veenuse märk, absoluutselt iga planeet on oma märgis, oma positsioonis. See on palju keerulisem süsteem ja seal on palju teisi asju, aspekte, mis sind, sinu iseloomu, sinu olemust ja kõike seda mõjutavad. Ja sellega ma tahan lihtsalt öelda seda, et see video ei saa iga kaljukitsega 100% samastuda. Aga kui sa oled kaljukits, siis kindlasti leiad sa siit midagi, mis sinuga samastub. Nii et alustame. Kaljukitsed on sündinud siis vahemikus 22. detsember kuni 20. jaanuar. Umbes selles vahemikus ta võib paar päeva siia-sinna kõikuda, aga umbes niimoodi. Üleüldiselt mul on iga märgiga niimoodi, et ma saan enam-vähem aru, mis iga märgi peas toimub ja ma suudan panna ennast nende olukorda ja ma võib-olla saan aru, miks nad käituvad nii või miks nad käituvad naa. Kaljukits on üks märk, kellest mina absoluutselt aru ei saa. Aga ma lihtsalt hakkan kuskilt rääkima ja vaatame, kuhu me välja jõuame. Esiteks, kaljukitsed on maamärk, mis teeb neist praktiliselt 2 jalaga maa peal realistlikud inimesed. Kaljukitse planeet on Saturn. Ütleks, et Saturn on päris tume planeet. Ta on suhteliselt negatiivsete mõjutustega planeet. Ja kuna ta valitseb kaljukitse, siis ta annab kaljukitsele sellise elustiili, et kaljukits võib muutuda hästi kergesti, hästi toksiliseks ja hästi negatiivseks. Tihti, kui nad näevad olukorda, nad kõige esimesena näevad selle asja negatiivset poolt. See ei ole alati niimoodi, aga kaljukitsedel on siuke kalduvus olla negatiivne, vaadata asju sellise halva põlguga. Ja üleüldiselt võivad igasugused elu tumedamad pooled nende üle võimust võtta. Ja kaljukitsedel lihtsalt on tihti selline negatiivne energia. Mul on olnud niimoodi, et ma olen kaljukitsega terve päeva koos. Kõik läheb väga hästi selles hetkes, kui ma temaga koos olen, kõik on väga positiivne. Aga nii kui nad ära lähevad, mul on siuke tunne, nagu ma oleks energiast tühi ja siuke hästi negatiivne emotsioon selle inimese suhtes. Neil on siuke halb energia, mida sa võib-olla isegi ei taju sellel hetkel, kui sa nendega koos oled, aga alles hiljem hakkad mõtlema. Ma nüüd ei taha sellega öelda, et kõik kaljukitsed on üüber ebameeldivad ja üüber pessimistlikud, aga see lihtsalt on midagi, mida mina isiklikult olen märganud. Kaljukitsede jaoks on hästi nende nii-öelda reputation või selline minapilt, mis nad endast välja panevad ja nende tuntus on nende jaoks tihti hästi oluline. Neil on tihti see soov, et kõik nende elu, nende suhted peavad väljaspoolt hästi head välja nägema. Ja kui midagi nende elus läheb halvasti, siis nad tihti süüdistavad teisi. Näiteks kui neil läheb töö juures halvasti, siis on see sellepärast, et nende boss on idioot. Kui neil läheb suhtes halvasti, siis on see sellepärast, et nende partner on idioot. Nad tahavad alati teisi süüdistada. Ja ma pole kunagi aru saanud, kas nad ka siiralt usuvad, et viga on teistes. Või nad lihtsalt või nad teavad, et viga on neis endas ja nad lihtsalt ei suuda seda tunnistada. Nende töö on nende jaoks hästi oluline, nad võivad ennast identifitseerida läbi oma töö. Ma mõtlen selle all siis seda, et kui nad ennast tutvustavad, siis nad ei ütle lihtsalt, et mina olen Elisabeth, või nad ütlevad näiteks, et mina olen Elisabeth ja ma olen astroloog. Ma siia juurde mainin ära, et ma ei ole astroloog, mulle lihtsalt väga meeldib sellega tegeleda, see oli lihtsalt üks näide, mille ma tõin. Selle positiivne külg on see, et nad on tihti hästi töökad, nad on hästi tublid ja kui nad mingi plaani pähe võtavad, siis nad teevad seda lõpuni. Kui neil on mingi projekt, millega nad töötavad, nad väga kangekaelselt lähevad sellega lõpuni, isegi kui nad ise ka saavad poole peale aru, et seal ei ole mõtet, et see ei tule välja. Nad on midagi pähe võtnud, siis nad teevad selle ära. Nad on tihti hästi kindlad selles, mida nad teevad, aga ainult sellel juhul, kui nad on neid asju alati niimoodi teinud. Neil on probleem uute asjadega ja oma mugavustsoonist välja astumisega ja barjääride lõhkumisega. Nad kardavad seda, sest see eneseusaldus ei ole neil eriti tugev. Nad tihti jätavad asju tegemata, sest neil puudub see eneseusaldus. Ja kaljukitsed võivad tihti ka teha siukest nägu, nagu nad on laisad, kuigi nad tegelikult ei ole. Nad teevad seda laiskuse nägu sellepärast, et nad ei peaks mingeid asju tegema, kuigi nad tegelikult lihtsalt ei julge. Üks asi, mille järgi kaljukitse kõige paremini ära tunda, on nende huumorimeel. Neil on hästi omapärane huumorimeel. Nad on tihti väga naljakad, aga sellega on niimoodi, et nad tihti ise isegi ei saa aru, et nad on naljakad. Nende ellu suhtumine, nende maailmavaated ja need asjad, mida nad ütlevad, on lihtsalt teiste jaoks naljakad, siis nad võivad olla väga idiootsed või see, kuidas nende asju ütlevad, see võib olla tihti naljakas. Ja see on tihti lihtsalt imelik, kuidas niivõrd asjalikult täiskasvanud inimesel võib olla niivõrd lapsik huumorimeel. Nad on tihti hästi lapsik huumorimeel, aga hästi labased, hästi sellised, nad on humoorikad, aga neil on väga omapärane huumorimeel. Kui siia mingi näide tuua, siis minu arust see näitleja, kes mängis Mr. Bean'i, Rowan Atkinson, midagi sellist,
tema on kaljukits. See nüüd ei tähenda, et kõikide kaljukitsede huumor selline on, aga see on lihtsalt näide sellest, et neil on hästi omapärane huumor. Tegelikult kaljukitsedel ongi iseloomus hästi palju vastuolusid, mis teeb nad väga imelikuks. Ühest küljest nad on hästi tõsised, hästi tublid, hästi töökad, hästi siuksed tõsised inimesed, aga teisest küljest neil on siuke hästi lapsik huumorisoon ja see on võib-olla üks põhjus, miks mina kaljukitsedest aru ei saa. Nad on minu jaoks neil on liiga palju vastandumisi, nad on liiga segased, nad on hästi keerulised minu jaoks. Räägime siis kaljukitsedest ja nende emotsioonidest, kuidas nad oma emotsioonidega toime tulevad, kuidas nad neid välja elavad. Mul on väga keeruline sellest rääkidest, see on minu jaoks niivõrd segane. Esiteks, nad ei lase emotsioone endast eriti kergesti välja. Nad võivad tihti jätta siukse tuima mulje, nagu neid ei huvitakski, nagu neil ei oleks oma arvamust, nagu neil ei oleks mingit emotsiooni. Aga samas nad võivad sisemiselt neid emotsioone väga tugevalt tunda. Üleüldiselt kaljukits on vähem emotsionaalsem kui teised märgid. Aga nad siiski tunnevad emotsiooni ja nad võivad tunda neid väga tugevalt, aga nad ei näita seda mitte kunagi välja. Selles suhtes võib olla väga keeruline näiteks kaljukitsest partneriga. Sa ei tea mitte kunagi, mida ta mõtleb või mida ta arvab. Neile ei meeldi oma sisemisi mõtteid väga välja lasta. Nad on suhteliselt sellised kinnised inimesed. Kui ma praegu mõtlema hakkan, siis kohati võib öelda, et kaljukits on siuke stereotüüpiline eestlane oma iseloomujoonte poolest. Nagu omapärase huumorimeelega ja kinnine ei näita emotsioone välja. No see on ainult stereotüübi järgi nüüd. Aga kui mõtlema hakata, siis võib-olla see peab paika. Nii, räägime siis kaljukitsedest, nende suhetest, armastusest, kõigest sellest. Kaljukitsedel on elus tavaliselt hästi palju pikaajalisi suhteid, pigem tõsiseid suhteid. Neil ei meeldi teha asju pinnapealselt ja kui neil on mingi inimene silmapiiril, nad võtavad ennast kokku ja mõtlevad väga hoolikalt läbi, et kas see on seda väärt, kas see on ohutu, kas see on hea mõte. Esiteks nad kardavad äraütlemist. Nad kardavad äraütlemist, et nad tänu sellele ettevaatlikud. Aga kui on kindel, et ohtu pole ja kõik on korras, nad armastavad tegelikult väga sügavalt. Ja nad ei lase inimestest kergesti lahti. Isegi kui suhe on hästi korrast ära ja mitte midagi seal suhtes enam ei tööta, sest ikka üritavad selle kallal töötada, nad üritavad seda parandada, nad ei lase asjadest lahti. Isegi kui olukord on halvasti, seal ei ole mitte midagi teha. Ma ei tea, kas nad usuvad inimestesse või neile lihtsalt ei meeldi muudatused. Ma ei tea, milles asi on, aga nad on tihti suhetes hästi kaua. Ühtlesin, nagu ma alguses ütlesin, nende suhted peavad väljaspoolt hästi head välja nägema. Neil on see nende reputatsioon, kas see on eestikeelne sõna? Neil on see nende reputation on nende jaoks niivõrd oluline. Neile meeldib, kui inimesed teavad, et nad on olnud suhtes selle sama inimesega 6 aastat, 10 aastat, nad on abielus olnud nii kaua ja juba sellepärast ei taha sellest inimesest lahti lasta. Aga selle kõige positiivne pool on see, et nad on suhtes hästi usaldusväärsed ja nende peale saab alati toetada, nad on hästi kindlad, nad on seal, nad ei lähe kuhugi. Mis ei tähendaks seda, et nad lasevad endaga ükskõik kuidas käituda. Nad austavad ennast väga ja nad ei lase endaga mingit jama korraldada, aga lihtsalt neil on inimestesse usku ja nendest on raske lahti saada. Nii et kokkuvõttes seda, et nad ei anna suhtes alla ja neil on elus põhiliselt väga pikaajalised suhted. Siia lõppu veel võib-olla mainida seda, et kaljukitsede jaoks on hästi olulised traditsioonid, tavad, kvaliteet, võib-olla mingil määral konservatiivsus, aga võib-olla see on natuke liiga üldine, et seda kõike kokku võtta, aga ega traditsioonid, pereväärtused, kõik see on nende jaoks hästi oluline. Nii et see oligi lühidalt võttes kõik kaljukitsede kohta. Ma loodan, et te leidsite siit midagi, mis kas teie või mõne teie tuttavaga samastus ja head aega!